soojendanud oma käsi ja ma arvan, et lähme siis etenduse juurde. Et kas ma saaks paluda siis, ütlen, mina olen, nagu ma ennustaksin, Ann ja mina olen tänase etenduse jokker. Mina vahetan seda, mis toimub siin ja mis toimub siin teie juures publikus. Aga kas, jällegi, unustan siin asja ära. Enne kui me etendust alustame, siis meil on muidugi vaja teada, kes on selle etenduse tegelased. Ja need tegelased tutvustavad ennast ise. Marika, 28, matemaatikaõpetaja. Pille, 24, geograafiaõpetaja. Peeter, 47, koolidirektor. Kas näitlejad saaksid palun esimeseks stseeniks valmistada? Olete valmis? Siis meie loo esimene stseen toimub ühe linnakooli direktori kabinetis ja stseen läheb käima minu plaksust. Ja, sisse. Tere! Ja, istu maha, ja. Nii, saab, kuidas ma saan seda teha? Et ma nüüd sain selle vastuse KIK-ist, projektist, mis ta käis. Palusite mul kirjutada? Jah, projektist, jah. Mis projekt see nüüd oli? See, kus me lähme lastega metsa. Lastega metsa oli väga tore. Ja sul on... Me saime rahastust. Saime rahastust? Vapustav. See on kindlasti väga tore projekt, innovaatiline, sest meil on niisugune innovaatiline, väga tore kool, ja sul on abi vaja... Ei, siis mõtlesin, mul on projekt juba valmis. Projekt on valmis. Kes sind aitas selle projektile? Ma üksinda tegin. Üksinda tegid? Väga tore, et sina siis vastutad. Nii, kas sa oled juba reklaami teinud selle projektile? Ei. Reklaam on väga oluline, ses suhtes, et ikkagi meie kooli maine on ikkagi väga oluline, et minu maine kajastub sellest, sinu maine, meie kõigi maine kajastub ikkagi meie kooli mainest, et see on väga oluline. Et kindlasti kirjuta koolilehte, kodulehele, Facebookist, et tänapäeval noored ikkagi loevad Facebooki ja õpetajatega on läbi räägitud kindlasti. Ma arvasin, et teie räägite. Mina, aga sinu projekt, mis mina? Ei, sinu projekt, sina vastutad, sa saad kindlasti kõigega väga hästi hakkama. Mul on sinusse usku täiesti, aga homme saad minna rääkida teist õpetajatega läbi, nad tulevad kindlasti sinuga kaasa, sina vastutad, sina viid selle projekti läbi ja meie kooli maine saab tõuseb väga kõvasti, väga tubli on. Teine stseen toimub siis järgmisel päeval, pärast lõunane aeg õpetajate toas. Kas ma saaks sulle korra rääkida? No räägi. Et meil koolil on üks projekt, keskkonnaprojekt ja et me lähme õpilastega metsa. 9. klassi õpilased ja 8 päevas. Et tahtsin küsida, kas sa tulesid ka kaasa, et meil oleks ka... Ei, ma võin ajada ikka jah, aga millal see on, et ma pean planeerida? 22 ja 23 mai. Mai? Jah. Mai lõpp. Nüüd see mai lõpp, mis tuleb enne eksameid. Enne seda, kui 9. klassid peavad tegema matemaatika eksami, mis on üks raskemaid asju põhikoolis üldse. Sa tahad nad viia metsa lõbutsema? No, aga see vähendab nende stressi, jah? Stressi? Kas sa oled pärast, kui nad on kooli lõpetanud, siis kui nad tahavad elus kuskile jõuda, siis nad võivad stressist metsa põgeneda? Nad ei saa gümnaasiumisse minna, näed, vabandage, et teil on matemaatika eksamil siin natuke nigale tulemas, aga ma käisin metsas. Mida see meie kooli kohta ütleb? Aga selle lapsed tahavad minna ja see... Lapsed ongi lapsed tahaksidki kogu aeg lõbutseda, meil on vaja tulemusi. Meie koolil on vaja tulemusi. See ei ole siin küll võib-olla väga kaua olnud, aga maine. Tulemused, eksamid, maine, õpetajad, õpilaste maine ja õpetajate maine. Niimoodi ei saa midagi teha. Ma pean üleüldse praegu minema ülesanded ära viima. Mõtle natukene enne, kui sa tahad õpilase ära viia koolist. Ja
loo kolmas stseen toimub siis paari kuu pärast. Te kutsusite? Jaa, tule istu maha. Et tead, mulle helistas Kaspari isa, et tead küll see, kes andis raha selle staadioni jaoks. Et tema kuulis, et meie tahame tema lapse matemaatikaeksamil läbi kukutada. Ja see sinu projekt, see, mida sa nüüd siin kõvasti reklaamisid, see, mis nüüd arvatavasti ära jääb, mis meie maine alla viib, sina vastutasid. Sinu projekt oli. Sina vastutasid. Mis sul üldse enne reitseks öelda? Aga... Sa ikka saad aru, et me ei saa enam sellest kiigist kukust enam kunagi raha. Me ei saa enam sellest sealt raha ju, kui me nüüd selle projekti ära võtame. Ma arvasin, et õpetajad tuleb kaasa ikka. Arvasid, et õpetajad tuleb kaasa. Kas sa mõtled ka enne eksami? Aga õpilased on ju nõus. Õpilased on nõus. Nemad muidugi lähevad metsa oravaid taga ajama selle asemel, et midagi kasulikku teha. Kas õpilased maksavad sulle palka? Tead, nüüd meil on järgmine nädal on õppenõukogu, siis tuleb kooli aasta lõpp. Ja eks me peame siin ikka tõsiselt mõtlema selle peale, et millised õpetajad siin tegelevad selle kooli maine tõstmisega ja millistel võib-olla see nii hästi välja ei tule ja ma ei ole kindel, et meil nüüd kõikide jaoks seda palgaraha jätkub. No vabandust, ma ju ei tahtnud. Tead, mine tundi ja kirjuta mingit projekte või ei, ära jumala eest rohkem projekte kirjuta. Tee, mida sa muidu teed siin kodus. Selline lugu oli. Mis te arvate, kas see lugu oli reaalne, kas midagi sellist võib päriselus juhtuda? Kas te olete ise midagi sellist kogenud või näiteks teate kedagi, kes oli sarnases olukorras? Teises stseenis raudselt. Teises stseenis raudselt? See on väga hea. Teeme ära pikli ette siin. Et kui te seda lugu vaatasite, siis kas teil oli kõik selge, mis siin toimus? Et äkki keegi saab paari sõnaga rääkida, et üldse, et mis siin siis loos oli, mis siin toimus? See on niisugune lühi kokkuvõte. No ilmselt taolisi asju võib juhtuda päris palju koolides, kas nüüd täpselt mingi keskkonna asjaga, aga see on jälle see põhiline või ehe näide koostöös või selle puudumisest. Et koostöös esimesest hetkest alates ühe inimese peast tekib idee, et ma nüüd midagi teen. Võib-olla see jääbki tema pähe nii-öelda pidama. Võib-olla see toimuski, et igaüks vaatas nagu oma heinakuhi otsast sinna teiste heinakuhja. Et see oli siis selline näide nagu koostööst või selle puudumisest, et kuidas siis keegi oma peas mõtles midagi välja, üritas seda teha, aga vaatas seda ainult enda nähta otsast. Siis midagi veel? Keegi tahab äkki öelda? Juhtkond ei toeta, siis projekti teha ei saa. Et kui juhtkond ei toeta, siis projekti teha ei saa? Ja mul. Sinu projekt, sina teed. Sinu projekt, siis sina teed. Ära tulesid meile midagi. Ikka on süüdi härg, mitte kunagi juhvite. Süüdi härg, mitte kunagi. Proovida väljapoole rohkem näidata üht nägu ja tegelikult palju rohkem ja olulisem selline on tegelikult seespool. See maine küsimus leisib läbi. Et see, et kes me nüüd püüame näida, kellele me püüame näida, see, mis me tegelikult oleme, see maine on.
Kas muidu kõik oli selge või äkki teil on mõni küsimus selle loo või mõne tegelase käest? Sooviksite midagi rohkem teada? Kas õpetaja oma peas mõtles selle välja või rääkis ka enne, kui rahastusi sai näiteks õpetajate või direktoriga? Et teil on küsimus siis millisele geograafia õpetajale, et kas teile rääkis või oma peas mõtles selle välja? Kas te tahaksite sellise küsimuse vastust teada? Ta pidi rääkima, sest muidu ta ei oleks saanud allkirjastatudki seda projekti taotlust, sest ta ei ole allkirja. Et ta pidi ju tegelikult teadma, et keegi teine pidi teadmast, et allkiri on ikkagi kuskilt tulema. Küsimus direktorile, kas ta teadis, mida ta alla kirjutas? Kas üldse direktor teadis, mida ta alla kirjutas? Need on väga head küsimused, aga äkki me teeks niimoodi, et Foorum teatris on selline suurepärane võimalus kutsuda üks tegelane siia ette istuma selle toolile, mida me nimetame kuumaks tooliks. Ja see tegelane istub siin toolis nagu oma kodus, oma sellises heas kohas. Ja need küsimused, mis te näiteks küsisite, oleks nagu mõtted selle inimese peas. Ja ta vastab neile täiesti ausalt. Et kas te näiteks sooviksite direktori käest küsida siis seda küsimust? Et kas ta üldse teadis, mida ta alla kirjutas? Kumb me sinna tooliga pistma? Ma lihtsalt küsin, et kas te olete huvitatud selle vastust, et mis ma saan direktori siia kutsuda? No, aga palun direktori. Ole siia. Et kordan üle, et need küsimused, et ta istub praegu publiku eest, on oma kodus, ilmselt näiteks kirjutuslaua taga ja mõtleb siis oma päeva üle järgi. Ja siis selline küsimus, direktor, et kas sa teadsid, millele sa alla kirjutad? Selle projekti, ma sissejuhatuse lugesin ikka läbi ja see ikkagi tundus väga tore projekt, et mainel esiteks ja kohe midagi on kodulehel olemas, et nad nii tihti ei uuenda seda. Ja keskkonna teema on, ütleme, aktuaalne, et see väljapoole paistab väga hästi, sest et loodus on ikkagi oluline. Et mul ei tekkinud tegelikult nagu kahtlustki, et see projekt saab ainult nagu meie koolile head teha. Ma panin allkirja alla. Õpetaja ikkagi vastutab, sest tema tegi selle projekti, aga mul oli temasse usku, et saab hakkama. Kas te saite juba küsimuse vastata? Kas kellelgi on veel direktori on küsimus? Mis on siis ümbermõtlemine? Mille suhtes siis ümbermõtlemine? Pärast niisugune ümbermõtlemine. Et mis sind sundis siis ümber mõtlema, et pärast siis enam polnud usku ja muud sellist? Ei, ses suhtes, et kui ikkagi juba lapsevanemad helistavad ja Kaspari isa on meie koolile ikkagi väga oluline. Ses suhtes, et juba see staadioni ehitamine ja siin oli mingit juttu sellest, et võib-olla me saame uue keemiaklassi, kui gümnaasiumi ajaks. Et ikkagi, kui siuksed mõjuvõimsed isikud juba rahul ei ole, siis on midagi valesti. Saite vastuse? Jah, ma siis küsin edasi, aga mis lastest sai? Mis siis lastest nüüd saab ja mis sai? Nemad ju teadsid, et see projekt on tulemas. Nemad teadsid, et projekt on tulemas, ootasid metsa minna. Ei, ses suhtes, et teevad eksamid ära, siis on suvi ja suvel nad saavad niikuinii metsa minna, et see ei ole ega nad metsa minemata ei jäta ja pealegi, eks see on nagu väikene õppetund ka eluks, et alati kõike, mis sa tahad, ei saa. Projektirahad siis. Aga mis nendest projektirahadest nüüd saab? Kuhu see pannakse? Ses suhtes, et mingid kulutused olid nagu juba tehtud, et mõned asjad olid nagu ette tellitud, broneeringu rahad makstud, et eks me peame, ilmselgelt, kuna projekt jääb ära, me peame selle raha tagasi maksma, et kuskilt tuleb seda nüüd kokku hoida. Et kui geograafiaõpetaja tegi, siis vaatame, võib-olla jätame mõne väljasõidu ära siis järgmisel aastal või mis siin sügisesse planeeritud oli või siis võib-olla mõne õpetaja palgast saab selle vähemaks võtta. Ja plaan on siis geograafiaõpetaja koondada?
Sest teie plaaniks on siis geograafiaõpetaja koondamine? Noh, ses suhtes, et tuleb ikkagi vaadata, mis teised õpetajad arvavad, ses suhtes, et me ma ei taha nagu üksi seda otsust teha, et ikkagi kuidas see välja paistab, kui ma nüüd otse kohe noore õpetaja niimoodi lahti lasen. Võib-olla me anname talle teise võimaluse, vaatame, mis teised otsustavad. See on ainult mõni normaalne õpetaja koolis, et ülejäänud on kõik nõuksed, kes vaatavad niisugusele direktorile särasemis otsa. Kas teil on koolis ainult mõni normaalne õpetaja või kuidas see? Meie kaader on väga kogenud, väga tubli, väga eesmärgile pühendunud ja ta hoiab kooli mainet väga kõrgena, nii et minul ei ole küll meie koolikaadri kohta algusmääri. Jah, mul on selline küsimus, et kas siis direktor, kui ta allkirja andis, ei tunneta mingit vastutust? Kas te ei tunne sellega, et te oma allkirja sinna projektile panite, et teil nagu mingisugune vastutus ikka oli, et äkki südametunnistus natukene? Aga otse loomulikult mina vastutan kogu selle kooli ja kogu selle kooli õpetajate promakate eest. Et see geograafiaõpetaja selle projekti tegi, selle eest vastutas, et noh, lõppkokkuvõttes ikkagi mina võtan selle vastutuse, kui ma tema näiteks lahti lasen. Nii, palun. Kuidas sinust üldse direktor sai? See võitab lausa mind ka. Kuidas teist üldse sai direktor? Noh, ses suhtes, et ikka aastate pikkune lisatöö, et ma seal olin linnavolikogus, olin natuke aega ja siis see, et ma tean seda haridusnõunikku, et see võib-olla oli ka mingi määrav faktor, aga ma arvan, et ikkagi põhiliselt nagu kogemuste tõttu ainult mulle see oluline ülesanne. Kui sa oled koolidirektor, mida sa õpilastele ütlesid? Mida sa õpilastele ütlesid? Jah, et ta on kooli... Ei ole õpetajad ju koolis, õpilaste jaoks on kool. Mis sa õpilastele ütlesid? Et te olete ikkagi koolidirektor ja kool on nagu rohkem ikka õpilastele, et siis mida te nagu nüüd õpilastele ütlesite? Ei, no ses suhtes ma rääkisin nagu asjad oli, et geograafiaõpetaja jättis asjad läbi rääkimata, teiste õpetajatega liiga hilja rääkis seda, et ma vabandasin kogu kooli nimel, et üks õpetaja mõningad asjad võttis nagu omavoliliselt juba endale liiga suure vastutuse. Et ma saan aru, et ma võtan täielikult vastutusega selle eest, et see õpetaja on ikkagi meie kooli kaadri liige, aga see oli nüüd pigem ikkagi tema isiklik, ütleme siis promakas. Ka siis teised õpetajad ka võivad kirjutada niimoodi projekte, nagu pähe tuleb, te kirjutate alla ja siis selgub, et osa õpetajaid ei toeta seda ja kõik läheb siis tühja. Et kas siis teised õpetajad võivad ka lihtsalt niimoodi mõelda, et kirjutab projekti valmis ja saab need jälle allkirja alla ja siis kui vihvesse läheb, siis läheb nagu seekord läks. See, ei, ma ei ütleks, et see meil nüüd mingi tavaline asi on, aga see, et meil on ettevõtlikud õpetajad, kes leiavad võimalusi huvitavateks, innovaatilisteks projektideks, et minu arvates see on pigem nagu positiivne. Et mida rohkem me kasutame ära selliseid võimalusi, kuidas kooli mainet parandada, õpilastel muidugi ka head teha, et see on ma arvan, ainult positiivne ja teretulnud. Nojah, aga siin tekib küsimus, seda projekti vaatasid läbi ju väga paljud inimesed, see projekt pidis rahastamised, nüüd tuleb nagu tagasi, see on ju teiste inimeste töö raiskamine ka ja miks siis aja raiskamine ja miks on arvata, et järgmine kord ütles, et teie kooli projekte finantseeritakse ja vaadatakse. See on ka maine.
et see projekt, et see ikka vaadati päris paljude inimeste poolt üle, et kui see juba raha anti ja et see nagu teiste inimeste töö ka, et kas te arvate, et võib-olla pärast nüüd sellist olukorda, et kas üldse teie koolil on mingisuguseid võimalusi teil kuskile mingit projekti kirjutada, et sellest ju nagu ka olemas natuke kooli maine veel? Absoluutselt ja selles ju ometi probleem on ja ma rääkisin geograafiaõpetajaga ka, et me ei pruugigi enam nüüd niisugustest kohtadest rahastust leida, aga ma arvan, et kui me nüüd kiirelt tegutseme oma maine päästmiseks, siis on võimalik veel teatud asjad ära siluda, et tegelikult seal KIK-is on ka mõned tutvused tegelikult mõne inimesega. Ma arvan, et selle annab ära siluda. Kas ma saaks veel võib-olla ühe sellise küsimuse direktorile, et siis päris mitu varianti. Võtame sealt tagant nurgast ühe küsimuse näiteks. Vabandan, ma toon nagu sellised, kuidas öelda, dramaatilise liini sisse, aga ma huvitav, kas selle direktori meelemuutus oli tõesti ainult ratsionaalne otsus või on nagu tema tutvus matemaatikaõpetajaga ka? Nii, selline siis härra direktor, siis teie selline meelemuutus oli see selline ratsionaalne otsus või oli see ka natukene seotud teie suhetega siis mõndade tuttavate või siis lausa matemaatikaõpetajaga? No ses suhtes, et esiteks oli muidugi see Kaspari isa, kes on meie väga oluline ja noh, aga muidugi tema tegelikult ei dikteeri, mis siin toimub. Et noh, lihtsalt, aga noh, peab ikkagi mainet säästma, et siin on see on oluline. Matemaatikaõpetaja kohta tahan öelda, et ta on meil juba päris mitu aastat olnud tööl ja et see, et me ka vahete vahel vabal ajal läbi käime, et see ei puutu kohe üldse otsuste tegemisse. Ma ei saa aru nüüd, kelle mainet, direktori mainet või kooli mainet? Kas siis kooli maine või direktori maine? Kummast mainest siin kui jutt käib? Mis mainest te siin nagu hetkel räägite, et kooli mainest või oma mainest? Aga lõppude lõpuks direktori maine ikkagi peegeldub kooli mainest väga tugevalt. Et ma ei olegi kindel, kas neid kahte saab üldse nagu lahutada. Nii, aitäh direktorile! Matemaatikaõpetaja pakub huvi, kas me saame tulla matemaatikaõpetaja edasi? Et jällegi ma kordan üle, et see matemaatikaõpetaja on oma kodus, oma mõtetes, teie küsimused on nagu mõtted, ma peast vastab teile täiesti ausalt. Kuidas siis eksam läks? Kuidas siis matemaatika eksam läks? Alati võiks minna paremini, aga suur osa õpilastest ma arvan, et neil ei ole mingit probleemi edasi gümnaasiumisse saamisel. Ja mina olen andnud meelest parima ja ma arvan, et minu kui matemaatikaõpetaja osatähtsus siin koolis on õigustatud. Kuidas Kasparil läks? Kuidas Kasparil matemaatika eksam läks? Kaspar on väga püüdlik poiss tegelikult. Et Kasparil, ma lootsin, et ta läheb paremini ja alati on see ebameeldiv olukord, kui lapsevanem tuleb sinuga rääkima, et oleks kuidagi saanud rohkem õpetada või paremini. Et me muidugi tegime Kaspariga väga intensiivseid konsultatsioone ka, aga Kasparil pigem see hinne jäi sinna 3-4 vahel. Kui retk oleks olnud mingil muul ajal kui eksamite ajal, kas siis oleks sa läinud geograafiaõpetajaga kaasa ja see retk oleks toimunud? Kas kui see projekt, et see retk sinna metsa oleks toimunud mõnel
mõnel muul ajal, mitte just seal mai lõpus, kas te oleksite siis ka kaasa läinud? Kui see projekt oleks toimunud mingil ajal, kus meil oleks olnud nii intensiivne kordamisperiood, siis ma oleksin lõpetajaga sinna kaasa läinud, aga lihtsalt niimoodi ei saa. Eksamid on kooli põhiprioriteet, mitte vaba aja tegevused. Kuidas te saavutasite seda, et lapsed tahtsid matemaatikat õppida või tahtsid metsa minna? Kuidas te olete saavutanud sellise olukorra, et õpilased pigem õpivad matemaatikaeksamis või lähevad metsa? See olukord on väga lihtne saavutada niimoodi, et seatakse lihtsalt kooli poolt reeglid. Sest et kui lastele anda piiramatu kogus vabadus, siis nad kasutavad seda. Aga lihtsalt tuleb mingid piirid paika seada ja teha neile selgeks, et eksam on see, millega sa jõuad elus edasi, mitte ekskursioon. Veel mõni küsimus? Sooviksite teada tema käest? Aga kas te söövisite projekti, see ei olnud lihtsalt ekskursioon, see oli ka teadmiste kogumiseks või saamiseks. See oli õppevaks tegelikult. Kas te üldse süübisite sellesse, mis projekt see oli, et see võib-olla ei olnudki ainult siuke lõbureis metsa, vaid hoopis õpperetk teadmiste saamiseks? Ma tean sellest projektist nii palju, kui ma seal õpetajate toas olen kuulnud. Geograafiaõpetaja rääkis midagi ja paar õpetajat on ka omavahel seal veemasina juures arutanud, aga mina ei näe selles mitte mingit potentsiaali. Ma ei näe metsas telkimises ja sambla uurimises seda, mis päriselt elus edasi viiks. Et meil on koolis olemas kõik materjalid, et saada neid tarkusi ka koha peal olles. Et me ei pea kuskile eemale minema selleks ja õppetööd edasi lükkama. Siis tekib küsimus, kas matemaatika on tähtsam kui geograafia? Te arvate, et matemaatika on tähtsam kui geograafia? Ma arvan, et väga suur osa geograafiast tuleb matemaatikast. Ja nagu me teame, siis matemaatika on kõige alus. Et üldse kuskile jõuda on vaja matemaatikat. Kui selle projekti oleks kirjutanud koolidirektor, siis kas lapsed oleksid läinud ekskursioonile? Kas kui selle projekti oleks näiteks kirjutanud hoopis koolidirektor, siis oleks tulemus olnud teistsugune? Ma ei usu, et koolidirektor oleks sellist asja kunagi teinud, sellise asja nõus olnud, sest et direktori härra on väga intelligentne härrasmees, kes teab, mis ajal, mis asju teha ja suudab keskenduda õppetööle. Kas te hetkega ei mõelnud selle peale, et võiksite lastega koos matkale minna ja matemaatikat lõimida sellesse loodusvaldkonda? Kas teil ei tulnud võib-olla selline mõte, et minna ikka sinna matkale ja siis seal integreerida seda matemaatikat selle loodusosaga siis metsas? Lihtsam on küsida koolimajas, teha matemaatikat koolimajas, saab geograafiatunnis, vahepeal saab vaadata õppevideosid, loodusvideosid, integreerida seda loodust kooliellu. Et me ei pea sellepärast minema nii olulisel matemaatikale pühendatud ajal koolimajast välja. Me teame, et õpitujad paremini meeldi, kui see on igapäevaga seostatud, et kui oleks matemaatika käivitud siis ekskursiooniga, oleks võimalik ehk seda suuremal määral lõimida ja teinekord, et kuidas teie matemaatikaõpetajana teete matemaatikat siis nii-öelda huvitavaks, et neil oleks ka tulevikus kasu sellest? Nüüd proovin, kas ma sain õigesti üldest aru, et teatakse ju seda, et asjad jäävad paremini meelde, kui nad on seostatud igapäevaeluga. Et kuidas siis teie selle matemaatika huvitavaks teete õpilastele? Oli see?
no matemaatikatund ongi ju igapäevaelu. Näiteks kui me arvutame ruumalasid, me arvutame püramiide. Noh, et see kõik on tegelikult ju seotud meie ajalooga ja noh, õpilastel on tegelikult huvitav teha neid asju, sest nad teavad, et nad jõuavad väga kaugele, kui nad pingutavad ja kuhu matemaatika meie ümber pidevalt. Isegi meie ajus toimuvad igapäevareaktsioonid on väga matemaatilised. Võtaks ühe küsimuse veel, on äkki keegi? Kas mõni teie poolt õpetatud laps on hakanud tegelema ka matemaatikaga? On teil lapsi, kes on elukutseks valinud, kas on matemaatikaõpetaja elu? Kas mõni teie poolt õpetatud õpilastest on valinud oma elu siis suunaks matemaatika või äkki on lausa valinud matemaatikaõpetaja siis ameti? Kuna praegu on tegu minu 1.–9. klassiga, keda ma olen 4. klassist kasvatanud niimoodi, et nad on minu oma klassi lapsed ja ma olen nende matemaatikaõpetaja, siis meil on küll väga head suhted ja ma arvan, et nad on läbi minu õppinud matemaatikat armastama, aga ma ei tea, mis nendest tulevikus saab. Et ma näen potentsiaali küll selleks. Tekib minu üks küsimus või kuidas lapsed siis muidu arenevad, kui oma klassi lapsed on, et ainult matemaatika najal? Te arvate, et teie õpilased siis arenevad ainult tänu matemaatikale? Ei, muidugi mitte ainult tänu matemaatikale, aga nagu ma ei väsi kordamast, on matemaatika kõige alus. Et sa ei saa ehitada maja vundamendile, mis on loodud muinasjuttudest ja käbidest. Et sul on vaja mingit konkreetset põhja sinna alla, et sa üldse saaksid kuhugi edasi pürgida. Nii et vabal ajal matemaatika ja tunnis matemaatika. Ma saan nii aru. Et siis vabal ajal matemaatika ja tunnis matemaatika ja matemaatika saab kõige külge põimida, et sealt matemaatikast saab kõike välja tuua ja see ei ole ju, nagu me teame, ainult kuivad numbrid, sest numbrid isegi ei ole kuivad, aga see on imeline maailm. Edasi. Nii, kas kutsume geograafiaõpetajat edasi ette? Palun. Ja täpselt samamoodi nagu eelmised 2 tegelast, et mõtletan tema peas. Palun, sealt. Esimene küsimus oleks väga hea küsimus, et kas te teadsite suhtest direktori ja matemaatikate vahel? Kas te olite teadlik suhtest matemaatikaõpetaja ja direktori vahel? Ei. Jah, palun. Kas sa teavitasid kedagi, et sa sellise projekti kirjutad peale õpilaste? Kas sa teavitasid ka kedagi sellest, et sa sellist projekti kirjutad siis peale õpilaste? No, kuna projekti idee tuli üldse sellest, et direktor saatis mulle ühe meili sügisel. Ja ma mõtlesin, et hea võimalus midagi õpilastel pakkuda ja neid metsa viia. Ja direktor oli kuulnud, ma olin rääkinud ja mitte väga pikalt. Ta oli allkirjanud, nii et ma arvasin, et on asjaga kursis. Kes arvasid, et kõik nagu on asjaga kursis? Kas õpilased vastu võtsid selle teate, et nad ei saa maksa minna? Kuidas õpilased selle teate vastu võtsid, et neil ei ole võimalik metsa minna? Muidugi me olid väga kurvad ja pettunud, kuna nad teadsid, et see oli minu viga, siis nad olid ka minu peale väga pettunud. Kas sina tunned ennast tegelikult süüdlasena? Kas sa tunned ennast süüdlasena? Ma arvan küll, et kuna see projekt oli minu oma, mina kirjutasin selle üksinda, direktor andis vastutuse mulle, nii et
ma arvan, et kas teie olete pettunud kaasõpetajatest, kas te olete ka oma kolleegidest, siis teistes õpetajates ka pettunud, et nad niimoodi teie projektide kaasa tulnud? jah, kuigi ma saan matemaatikaõpetust seda aru, et no eksamid tulevad, aga seda projekti ei olnud võimalik varem teha. Aga samas need 2 päeva ja tuleks kaasa tulnud ise ja siis tuleks saanud õpilastega, ma ei tea, metsapinda vaadata, mida iganes. aga jah, läks siis nii. Kas te olete teadlik ka, et teid vallandatakse? Kas te olete teadlik sellest, et teid vist võib-olla vallandatakse? Koondatakse. Noh, kuidas siis koondatakse? No direktor midagi rääkis jah, aga muidugi loodan, et see ei lähe nii. Ei tea miks. Miks sa nii arvad? No ma olen siin koolis veel vähe olnud ja see oli nagu mu esimene viga, et äkki nad ikkagi andestavad mulle. Oot, aga miks te arvate, et see viga oli? Miks sa arvad, et see oli viga? Kuna kirjutasin projekti ja üksinda ja ma ei rääkinud sellest ilmselt varem, kui ma liiga hilja alustasin nagu teistega koostöö tegemist. Ja sellepärast vist läkski halvasti. Kas see jääb teie viimaseks projektiks või on teil plaanis veel üritada? Kas see jäi sinu viimaseks projekti ürituseks või midagi proovid veel kunagi? No see oli mu esimene ja ma arvan ka viimane. Saad teile küsimus? Äkki on veel üks küsimus, jah, palun? Et kas sa arvad, et see võis natuke Kaspari isa süü olla, et see ära jäi? Mis sa arvad, kas natukene võis süüdi olla ka Kaspari isa selles, et see projekt nüüd ei toimunud? No kuna direktoril on maine põhiline ja Kaspar isa on tal hea sõber vist isegi, ma arvan, et see luges päris palju direktorile. Tuleb veel viimane küsimus. Kuidas teades, et direktoril on mõte koondada, kuidas te suudate selles koolis edasi olla? Et kui te nüüd teate, et direktor siin plaanib teil vaikselt koondada, mis tunne on sellises koolis nagu edasi olla? Eks ma proovin mitte edaspidi vigu teha ja teha kõik perfektselt, et tal ei oleks midagi ette heita mulle. Aga suhtumine, see tunne? Aga teie nagu tema suhtumine? Tema tunne, sisetunne, jah? Aga kuidas te ennast nagu sees tunned? Mis seal toimub? No kindlasti halvasti, sest et no ta on nagu pettunud minus ja lihtsalt pean ennast igavalt tõestama neile, et ma ikka oskan ka midagi teha. Aga mis te arvate, kui te annaksite selle koondamise kohtusse? Aga mis te arvate, kui te annaksite selle koondamise näiteks kohtusse? Aga ta ei ole midagi valesti teinud. Mina olin see, kes tegi valesti ja tal on see õigus. Siin oli nüüd 2 kätte, aga need 2 küsimust tagumise enne. Saan ma aru, et edaspidi te töötate õpetajate ja direktori jaoks, mitte laste jaoks? Kas sa arvad, et kas sa nüüd edaspidi töötad rohkem siis teiste õpetajate ja direktori heaks kui siis laste jaoks? Ilmselt tuleb jah oma mainet natukene tõsta rohkem õpetajate ja direktori ees.
kas rahastajaga ei oleks saanud kokkuleppele, et see retk oleks olnud pärast eksameid ja kooliõpetajad oleksid ju olnud vabad, aga õpilased oleks kindlasti tulnud. Kas äkki oleks olnud võimalik selle rahastajaga läbi rääkida, et need kuupäevad natukene edasi lükata, et siis kui eksamid läbi on ja õpetajad juba ka vabad, et siis kõik oleks olnud kaastulnud? Kuna see kuupäev oli juba nii lähedal ja see oli mu esimene projekt, siis ma ei usu, et oleks saanud seda teha. Aplaus siis ka. Nüüd me saame natukene lisainformatsiooni selle kohta, et mis siin just toimus. Nüüd, kas ma saaks palun kõik tegelikult see ette? Teeme sellise asja, et kõigepealt ma küsin, et nüüd mõtleme tagasi korra selle loole ja nendele vastustele. Kas teil hakkas kellestki kahju ka siin loos? Tundus, et meil kellelgi läks nagu halvemini kui teistel. Kõigist on kahju. Aga tahaks nagu rohkem ikka näha, et mis kõik inimesed arvavad. Et kas me saaks teha sellise hääletuse, et kõik, kes te arvate, et direktor või see, kellel nagu nendest kolmest kõige halvemini läks, et saavad käe palun tõsta? Nii, 3 inimest arvab, et direktor oli see, kellel läks kõige halvemini. Kes arvab, et matemaatikaõpetaja oli see, kellel nagu läks ikka kõige halvemini. No, küllap leidub neid inimesi kuskil mujal, mitte täna siin saalis. Ja kes arvab, et geograafiaõpetaja oli see, kellel läks kõige halvemini. Et siis valdav enamus siin hääletas geograafiaõpetajat. Nüüd on meil selline võimalus, et me vaatame seda lugu uuesti. Ja kui teile tundub, et see on see hetk, kus geograafiaõpetaja nüüd tema läks kõige halvemini, või siis need inimesed, kes hääletasid direktori poolt, siis kui direktor nagu teeb midagi nii valesti, et peaks teistmoodi käituma, siis on teil võimalik see lugu peatada. Ja öelda, mis ta arvab. Ja kuidas seda lugu peatada? See on hästi lihtne. Teete plaksu ja ütlete samal ajal stopp. Niimoodi. Kas te saate korra näidata, kuidas seda teha? See nagu jäi natukene tõrgaks, kas saaks korra uuesti proovida? Väga hea, et nii kui teil tundub, et nüüd oleks vaja peatada, ma tahaks, et midagi muud läheks teistmoodi, siis saate kohe niimoodi teha. Et palun siis näitada esimeseks stseeniks valmis. Ja esimene stseen toimub siis direktori kabinetis. Ja, siis istu maha. Et see projekt, mille mis te palusite kirjutada. Ja, projekt. Keskkonnaprojekt. Keskkonnaprojekt, ja. Et sa sai nüüd rahastust. Sai rahastust, väga tore. Ja sa tulid siia selleks, et... No, tahtsin teile öelda. Aha, väga tore. Ja kellega koos sa selle projekti kirjutasid? Üksinda. Üksinda kirjutasid, väga tore, sina kirjutasid, sina siis ka vastutad. Et reklaami oled selle juba teinud? Ei ole reklaami teinud, sa tegelikult on niimoodi, et meil on selline väga innovaatiline kool ja seda me tahame kindlasti ka kõik teaksid, et ses suhtes, et pane kindlasti koolilehte, kirjuta kodulehele, pane üles Facebooki, noored tänapäeval Facebooki. Nii, palun te peatasite, mida te arvate? Ma oleks eeldanud, et ta küsib enne asja sisu kohta midagi, kui hakkab korraldama. Et oleks eeldanud, et siis direktor küsib enne sisu kohta, kui hakkab siis korraldama seda reklaami eest. Ja siis oleks teadnud läbi rääkima. Kuidas oleks mõistlik reklaami teha, mida käskida? Ma oleks pidanud hoopis nagu koostööd tegema, küsima siis. Aga samas võiks ta juba tulla veel, et jah, õigus, see ongi see keskkonnaprojekt, et siin ei pruugi veel ohumärke olla.
õpetaja võis arvata, et jah, õigusdirektoril peab seda. Siis õpetaja arvas, et jah, et saab aru. Minul selline, et geograafiaõpetaja oleks pidanud siin ise direktorile veidi vastu hakkama ja ütlema, et palun, kas te tuleksite ise minuga koos õpetajate tuppa, räägime koos ka mingisugust, mitte ainult niimoodi istuma ja kuulama. Teie siis arvate, et sellises olukorras praegu oleks geograafiaõpetaja pidanud natukene hakkama vastu? Jaa, palun. Geograafiaõpetaja ju ei, ma mõtlen, et nad teadsid, millest on asi, sest et direktor palus tal kirjutada see projekt ja tõenäoliselt siis direktor teadis, mis seal tuleb. Direktori diagnooside järgi võis alustada, et ta ei mäleta või ta ei järgi. Päris palju erinevaid arvamusi, aga mulle väga meeldis teie mõte, et geograafiaõpetaja peaks siin olukorras hakkama nagu natukene vastu. Aga teate, meil on selline kurb lugu, et meil on siin selline geograafiaõpetaja, kes ei oska üldse vastu hakata. Et äkki teil oleks võimalus tulla ja näidata siin, et kuidas saate tulla siia ja proovida siis vastu hakata selle direktori. Kas teil on mingi kindel koht ka, et kuidas... See koht, kus direktor on rääkimast reklaami teinud. Olgu. Nii. Ja, et kas sellele juba reklaami oled teinud, et koolilehti kirjuta kindlasti kodulehele, pane üles ja Facebooki kindlasti, noored loevad ikkagi tähendab Facebookist. Aga teate, härra direktor, seda ma palun küll teie abi. Mina olen nii vähe siin koolis töötanud, ma võib-olla ei tunnegi kõiki õpetajaid veel hästi ja ma mõnda õpetajat natuke pelgan, äkki te tulete ise minuga koos õpetajate tuppa ja no näiteks homme, äkki teil on aega? Homme nüüd kohe kindlasti ei saa, et ma lähen tegelikult, et ise homme üldse ära siit, et mul on Oi, aga teate... Aga ma ütlen teile, mul on täielik usk teiesse, sest teie projekti, mis ma ei hakka üldse, mina sinna toppima, et teie projekti ikkagi, teie muidugi vastutate, aga ma usun teisse, et te saate ikka kindlasti sellega ise hakkama, et ma ei hakka üldse teid seama. Aga teate, mina olen täiesti kindel, et mina vajan teie tuge. Ma väga palun teid, aga äkki te leiate praegu selle 10 minutit, läheme kohe praegu. Mul tegelikult on selline kohtumine, aga kas te... Aga ma olen nõus ootama ja meil on tunnid, täna on hästi kaua õpetajad majas. Kas te põhimõtteliselt ütlete, et ei saa oma tööga ise hakkama? Ma vajan teie tuge. Ma olen nii väga olnud. Aga kui te tahate, ma võin kirjutada teile näiteks kuhugi, et ma toetan teid täielikult. Ei, mina palun ikka teid. Vot selle puhul, ses suhtes, te saate isegi aru, et see on kõigest ainult üks projekt, aga meil on tegelikult siin koolis, mina ju korraldan siin kõik alati sellest, et svaia tellimine kuhugi kopingusse ja sööklasse kuni selleni, et prügi äravedu ja gümnaasiumi lõpupidude korraldamised, kõik asjad, et siin on väga-väga palju asju, millele direktor peab tähelepanu pöörama, et siuke väike, ütleme, keskkonnaprojekt, et ma täiesti usun teie kompetentsusesse ja te saate sellega kindlasti ise hakkama, siis suhteliselt, kui te juba selle projekti olete kirjutanud. Ei, ma olen täiesti kindel, et ma saan sellega ka ise hakkama, aga... Väga hea, aga... Minge ja tehke! Absoluutselt! Kuidas te ennast tundsite selles rollis? Kuidas teil läks? No ega ma ju ei murdnud teda. Aga ega ma ennast väga halvasti ei tundnud. Väga halvasti ei tundnud? Ei. Aitäh, saame veel korra. Mis te arvate, kas nüüd natuke midagi muutus? See on selgeks direktori jääravalli täis. Tegelikult. See on lootusetu direktor. Tegelikult tuleks direktor ikka välja vahetada. Need kohe teisegi õpetaja. Tuli rohkem välja selline, et kui ärapäine ikka see direktor on ja... Aga normaalne palju tegevust. Et tegelikult on normaalne ka. On palju tegevust. Täpselt, nii see on.
lihtsalt on nii palju koostöös, ei jõua nagu kõigega siin. Tegelikult ei vastuta mitte millegi eest. Tegelikult ei vastuta millegi eest. Või siis just nimelt vastuta. Isegi saiakeste eest. Isegi saiakeste eest. Maine eest vastuta. Ja maine eest vastuta. Õige, ma tahtsin öelda, et laveerib kõigist asjadest ära. Laveerib nagu kõigist asjadest ära. See on delegeerimine. Delegeerimine. Ja, nii see on. Aga nüüd ma olen sattunud natukene ajaga läinud niimoodi, et päris see tund aega läks nii kiiresti, aga siiski jõudsime täna nii mõndagi ära teha. Me ei jõudnud lahenduseni. Me ei jõudnud lahenduseni, vot just nimelt, me ei jõudnud lahenduseni. Aga me jõudsime ju, õpetaja vallandatakse. Aga kas see on siis, kas see on see lahendus, mida näiteks sooviksid? No ei soovi, aga see juhtub sageli. See juhtub sageli, kas te arvate, et... No ütleme, sageli on vale sõna. Äkki me jõuame 2 minuti jooksul. Äkki me jõuame 2 minutiks, äkki kellelgi on nagu nii kindel mõte, et ma nüüd tean, kuidas sellist inimest. Kuidas murda, kuidas tekitada seda olukorda, et geograafiaõpetajat ei vallandata? No kuna geograafiaõpetajate põud on väga suur, siis tõenäoliselt tegelikult õpetajate taseme. Tõenäoliselt tegelikult see direktoril ja muud õpetajat ei leia. Matemaatikaõpetaja hakkab vabade tundide arvama matemaatikat. Matemaatikaõpetaja hakkab geograafiat õpetama. Kas teile tundub, et see väga hea idee? See ei väga küsimusti. Aga äkki me peaksime vahetama, et see geograafiaõpetaja jääb sinna, aga äkki... Aga enne teeme direktor. Et vahetada välja hoopis direktor. See on päris huvitav mõte, aga teate, sageli elus on niimoodi, et kui te midagi üritate, keegi teile vastu võitleb, ikka täiega vastu võitleb niimoodi äärepäiselt, siis need inimesed ei muutu üleöö niimoodi. Et me prooviks aidata ikkagi geograafiaõpetajat niimoodi, et ta ise saaks midagi teha. See on hästi hea mõte, et geograafiaõpetajal võtame nõttu, aga äkki on kolleeg, muusikaõpetaja, kunstiõpetaja ja mõni veel, kes tuleb geograafiaõpetaja appi. Jääda ellu selles kohas koolis ja nagu mässata. Kas te äkki tahaksite näha sellist olukorda, kus geograafiaõpetajal on natuke tugev teiste õpetajad? Jah. Kas siis äkki, kas me saaks paluda teil tulla ja võtta kaasa võib-olla mõni õpetaja veel kolleeg, et siia näidata, kuidas geograafiaõpetaja on tugev. Tal on mõni inimene, kes temaga mõtleb samamoodi. Sama Klausi, palun. Nii. See geograafiaõpetaja jääb meil siia alles, jah? Jääb siia alles, jah? Õpetaja jääb alles. Ja nüüd sinul geograafiaõpetaja on kaasas veel siis... Minul on kaasas. Muusikaõpetaja, kunstiõpetaja, teie olete? Mina olen ise ühest teisest koolist loodusõpetaja, me käime läbi vaid 7 Väga hea. Aga vaatame siis, kuidas siis selline olukord, mis äkki muudab seda asja? Jaa, tervist, et te vist ei ole üldse meie koolist, et Jaan Peeter, et väga meeldib. Ma olen Maria ema. Maria ema, aha. Ma olen siit kõrvalt linnast. Kõrvalt linnast? Ja, seal... Aga Maria käib siin teine linnas muusikakoolis ja siis ma õpetan teises linnas. Ja, millele ma selle au võlgnen, et meil kohe teisest suurest linnast tulevad? Me tulime tegelikult selle projekti asjus. Projekti asjus, jah. See oli see keskkonnaprojekt, jah. Nii, kuidas ma saan teid aidata? Sest mina tegelikult natukene nõustasin ja aitasin seda projekti ja ma tean, et see oli väga hea asi. Ja, me juba reklaamisime seda ka, aga nüüd on asja... Mille taha see jäigi? Mille taha see jäigi? Vot tegelikult oli probleem selles, et siin veidike jäeti teiste õpetajatega nüüd läbi rääkimata ja nüüd lapsevanemad olid ka pahased, et üldiselt nagu need eksamid ikkagi tulemas. No me tegelikult päris palju rääkisime läbi Facebookis siin muusika- ja kunstiõpetajaga ka ja graafiaõpetajaga. Ja, ei, omavahel läbirääkimis on väga-väga oluline. See oli suhteliselt avalik, kus me seal rääkisime tuli ka
paar mõtet vahetada. Jaa, mõtteid, jaa, väga. Et kuidas võib-olla sellele metsahetkele nagu suuremat kasutegurit anda ja et teised õpetajad siis panustavad selle ettevalmistamisse samamoodi siis kammapidi teeme selle siis kõik ära. Ja see mõte on kindlasti arutamist väärt, et ses suhtes, et ja ma tahan lihtsalt öelda, et kui te arvate, et te saate nüüd need õpetajad, kes selle vastu olid selle taha, siis ja muidugi lapsevanematele võiks ka nagu selgeks teha, et siin tegelikult mõned olid nüüd, ütleme, mitte nii rõõmsad selle mõtte üle, et nende lapsed eksamite eel metsa lähevad, aga kui te nemad nagu nõusse saate, siis minu poolest absoluutselt metsas on kindlasti väga tore. Nad saavad laulda metsas ja mängida. Saavad laulda metsas, muidugi. Ma ise, ma väiksena, ma mängisin ka kitarri. Kuna me lähme nii palju õpetajatega ja me oleme 2 päeva ära, et siis äkki me teeme seal kunstitunnid ära ja laulmistunnid ja siis matemaatikatunnid veel rohkem aega. Ohoo, et te teete seal muusika ja kunstitunnid ära ja siis... Aha, see on väga huvitav mõte. Ma arvan, et me võime sellest isegi rääkida. No järgmine, mis me oleks oleks sellest hakanud rääkima, et siis Kaspar Isale sellest geograafiaõpetajad ise arvavad, võimalik läbi rääkida, aga sellega. Ma oleks Kaspari isaga nüüd kooris koos laulmas. Oleks öeldud, et jäta poiss õppima ja teised lähevad metsa. Kaspar oleks lihtsalt jääb kooli. Aga direktor oleks saanud ütelda, et kas matemaatikaõpetajal sel hetkel on vaba tund, et ta saab teha näiteks muusikatunni ajal matemaatika. Äkki võib-olla ikka, et matemaatikaõpetajaga oli siin kool ikka läbi rääkimata. Aga direktoril on nagu... Aga mis te tundus, kas see oli samm millegi poole või? Muidugi tundus see, et niisugune direktor, nagu me kogesime, tavaelus ei võta otsust ise vastu, siis ta viimase minutini veel niimoodi mängib selleks, et matemaatikaõpetaja peab seda ütlema, mis ta ütlema peab. Nii, aga suur aitäh teile! Viimase asjana ma kutsuksin 3 näitajat siia. Saaksin paluda veel teil 3, kes te viimasena käisite püsti seada ja teie, kes te saaksite püsti tõsta. Ja teeme meie näitlejatele suure. Kas kõik teised saavad ka palun püsti tõusta, sest et mitte vähem tähtsad on foorumi etenduses ka need inimesed, kes mõtlevad kaasa ja ütlevad midagi